Eesti jalgpalli esimene oluline tiitlivõistlus on 1914. aastal Riias, kus toimuvad Venemaa tsaaririigi olümpiamängud. Osalejaiks on Moskva, Riia ja Tallinn, mis meie puhul tähendas Eesti koondist. Sõiduraha hankimiseks tehakse korjandus ja üheks esimeseks annetajaks on Eesti iseseisvuse sünnile kaasa aidanud noor jurist Jüri Vilms. Lõpuks peavad paar mängijat Riiga sõitma ikkagi piletita, ent reisisaatja eest rongis varjates. Esimene mäng Moskvaga on meie vuti ajaloo üks müstilisemaid. Seda kajastavad meie suuremad ajalehed väga põhjalikult ja tagantjärele on juhtunust pajatatud mitmeid eri versioone. Isegi mängu lõppskoore on pakutud 4. Igatahes jäävad tallinlased neile harjumatul muruväljakul, aga mängitakse Riia hipodroomil 0-2 kaotusseisu, kuid viigistavad teisel poolajal ja mäng lõppebki 2-2 viigiga. Eestlased joovad 42-kraadilises kuumuses ohtralt kalja ja limonaadi ning pugistavad leiba peale. Nad käivad külma duši all, osa mehi on juba teel linna poole, kui nad tagasi kutsutakse. Selgub, et määratud on lisaaeg. Eestlaste visast vastupanust üllatatud moskvalased toorutsevad, kuid kohtunik eemaldab hoopis tallinlase. Järjest langevad rivist välja 3 meie mängijat. Nende kõhud on söögist joogist punnis, jalad külmast dušist kanged ja jalgadesse tekkivad krambid. Protestiks kohtuniku tegevuse suhtes lahkuvad Riia publiku poolehoiu võitud ja 7 jäänud tallinlased väljakult. Moskvalased näitavad neile keelt. Tagantjärele on lõppskooriks pakutud seise 2-4, 2-5, 2-3 ja 3-5. 5 pallurit sellest koosseisust esindavad järgmisel aastakümnel ka vabaduse välja võidelnud Eesti Vabariigi jalgpallikoondist. Ühest neist saab Jalgpalliliidu esimees.